Kaks ei jookse. Ma ei pea jooksma enam. Nii vana juba. Ei. Sul on auto nüüd seda? Jaa, mul on auto. 95 aasta E320 tuntud ka kui V124 ja siis kui nagu nill peaks minna, siis S124. Ehk siis vana takso Mersu. Aga taksos ei olnud, ei ole vist? Ma ei tea, mida sellega 12 aastat üks lätlane tegi peale seda, kui ta selle Saksamaalt endale tõi, aga tundub, et taksot ta tõesti sellega sõitnud ei ole. Kütuseks kasutab mootoribensiini ja lisaks mootoribensiinile on lisatud gaasiseade, LPG autogaasiseade. Veeldatud petrooleumigaas. See on näha, vaata, keegi üritab kuskilt midagi odavamat saada, siis ta seisab kuskil keset platsi. Hoiab nuppu. Mike me up, bitch! See on siis eesti keeles tähendab, et palun, kas helise režissöör saaks mulle mikrofoni külge panna? Nii, oleme jõudnud Kõrvekülasse, kus on suurepärane puude vari. Sellepärast me saame ilusasti seda autot teile näidata, mille pärast see episood siin on teie ees. Ja see on Mati uus hobiauto vist. On või? Jaa. Ja siis me räägime sellest natukene, sest sellel on juba legendaarne mootor, Under the Hood. Seda ka, kõige muu hulgas. Jah. Alustame siis auto mudelist. Auto on 1995 aasta E320. Teatakse ka kui takso Mersu ja laibautona. Mootoriks on siis mitte tavapärane 3-liitrine diisel, vaid sama legendaarne Rida 6 bensiinimootor kubatuuriga 3,2 liitrit, mootorikood M104, võib-olla 992 täpselt. Täpseid komakohti ei oska öelda. Auto on nii-öelda originaalkonditsioonis, ei ole teda taastatud, ei ole teda... Ühesõnaga, teda on 28 aastat toitud enam-vähem korras. Ilmselt tüüpveana esinev vesitiibade roste on ühel auto puhul kõrvaldatud. Eeldame, et siis mingid enam-vähem adekvaatsete tiibadega. Mootorile on lisatud LPG gaasiseade. Kus me seda siin näeme? Kas midagi on siin nagu teistmoodi ka? Jaa, siia on pandud siia lisapihustid juurde. 3 ja 3. Ja siis on sellel asjandusel on ka aju kuskil. Elektroonika sees on tal andur. Et saad valida, kas sõidad bensiini või gaasiga, näitab selle gaasi koguse taset ja saad ümber lülitada vajadusele ainult bensiinile. Muidu töötab automaatselt. Mootori käivitamiseks kasutab bensiini ja siis, kui on ta saavutanud teatava mingi töötemperatuuri või et ta saab seda vedelgaasi nagu aurustada, siis ta lülitab automaatselt ümber gaasile. Ja kui gaasi otsa saab, siis auto hakkab piiksuma või tähendab, seade hakkab piiksuma ja siis tead lihtsalt, et mingeid nagu selles mõttes, et mingeid tuntavaid erilisi nagu vahet ei ole, et kas sa sõidad bensiini või gaasiga, et ta gaasiga on vähe, nagu peaks nagu uimasem olema ja natuke nagu võib-olla on niisugust puterdamist koha peal tunda, aga see võib olla gaasiseadmest, see võib olla autost, ma ei ole. Gaasiballoon on igatahes siin. See on palju nagu varurehv. Ja nad panevad selle varuratta koha peale seda ja siis toodetaksegi sellised kujul. Et see on siis 40 liitrine, 40 liitriga saab kuskil 300 kilomeetrit sõita selle auto puhul. Et kui sa tahaksid siia suuremat panna, siis see oleks lihtsalt suur kole tünn siin taga, mis võtaks nagu ruumi ära, et 300 kilomeetri tagant tankida. 26 euri, 300 kilomeetrit, alla 10 euri 100 kilomeetri läbimiseks, siis mis teeb umbes siis, et võtaks nagu 5 midagi 100. Et selle tundub mõistlik investeering. Aga ma ütlen, et see oli siin eelnevalt autole paigaldatud, nii et puhas võit. Mis kotis on?
kotis on umbes samasugused asjad nagu siin. Pluss on see tulekustuti originaal, mis käib sinna juhi istmepadja ette, aga selle ma võtsin ära, kuna see ehmatab inimesi. Osadel on siin veel 3. istmerida. What? Et volditakse siit välja nii-öelda kaks sõidusuuna, suunda asetsevad istet. Siuksed väiksed. Et umbes, et jalad paned siia ja siis siin maal on iste ja siin. Aga seda siin õnneks auto on 5-kohaline. Täitsa crazy. No, kärukonks. Näite. Teisaldatav. Ilus. Eestis ei pea vist ära võtma teisaldatavat konksu. Maailmas ei tohi sõita, kui käru järel ei ole konksuga. Seda ma ei teadnud. Olen riigist. Ukse peal on huvitavad nupud. Elektrisisu, ukse peal reguleerimisjuhtimisega. Mis siin veel huvitavat on? Et nahksisu ja elektriline nahksisu on väga nagu ka jälle asi, mis ei ole väga levinud. Samuti, mis mind eriti nagu mõjutab, on siis see kang siin, ülemine kang, ehk siis püsikiiruse hoidja, mis ei olnud ka 95. aastal nagu inimeste jaoks nagu põhivajadus või kuidas nimetada. Ja see oli uus asi ja sellel ta õnneks olemas saab ka tänapäevases liiklusvoos nagu liigelda ilma nagu pendeldama. No see on mugavus, väga mugav, mul on ka see. Pluss siis loomulikult automaatkast, sest kellel meil on siis aega nüüd käike vahetada, tahab kiires nagu ühiskonnas. Ja siin nüüd on veel üks huvitav asi, et siin sellel autol on 5-käiguline automaatkast. Kuigi sellel 124 kerel oli tavaliselt 4-käiguline, aga siis ma ei tea, kas see on nüüd täpselt selle mootori või on see erisoov, kliendi erisoov siia panna. See on niisugune ülemineku kast, et nii-öelda sinu autol on ka 5-käiguline kast, aga sinu 5-käiguline kast on juba uuem. Tavalistel 124-del on 4-käiguline kast ja see on siis niisugune ülemineku asi, mis käis siin ka, et siin oli 4. käik oli puudu ja käis spetsialistide juures ja kratsisid kukalt seda paar päeva ja lõpuks ütlesid, et aga me kustutame koodid ära, vaatame, mis siis teeb. See on siis, siin on küll numbrid peal, aga tegemist on ikkagi ilmselt konditsioneeriga. Mercedes originaal kassett, makk, kõik on nagu originaal, siin ei ole nagu midagi vahetatud, teda ei ole nii-öelda siis taastatud kuskilt otsast, et ta on olnud nii-öelda siis igapäevasõiduk kellelgi, kes on lihtsalt auto eest hästi hoolt kandnud ja siis minu lihtsalt õnnestus see auto peale seda, kui tema lubadus selle järgi vajadus ära peale 15 aastat või 12 aastat siis osta endale. Et kuna ta on nii heas korras, siis tekib siuke, kuidas ma ütlen, ärevus sisse või? Et kuna seda siukest säilinud autot nagu ei taasta enam. Taastatud auto sa võid uuesti taastada, aga kui ta on nagu heas korras säilinud, siis on see, et seda nii-öelda ajalugu nagu ei taasta. Et selles suhtes ta on natuke liiga heas korras isegi minu jaoks. Aga pole hullu. Ehk siis sa tahad sellest lahti saada? Mis numbriga sa selle kohe ära annaksid? Kui see kuulutus tuleb kunagi, siis seal on see number kirjas. Okei. Praegu me seda numbrit ei avalda. Praegu ma seda numbrit ei avalda. Ja muidugi kässer käib jalaga. Kässer käib ikka jalaga, jah. Kuidas siis veel? Ei teagi muud moodi. Katuseluuk. Esiteks võti on võti. Ja süüde on süüde. Sa võid näidata, see on niisugune hea suur luuk. See on väga suur. Mis jookseb siis katuse sisse. Ta on 24 klapiga. Et 3-liitrine bensukas on siis 12 klapiga, et see siis tähendab
topelt nukkvilli ja noh, ühesõnaga see turbo ja see tuunimise asi jääb minu jaoks nagu kaugeks, aga lihtsalt, et kui selle mootori kohta uurida, siis tuleb palju info, kuna tavaliikluses seda nagu nii palju enam ei esine, siis see on nagu nii-öelda tuuningu ja siukses fänni nagu ringkondades tuntud kui siuke hea toorik. Ja öeldakse, et see läbisõit 350 000, see ei ole nagu mingi näitaja veel selle mootori jaoks, et õli on siin tal vahetatud piisavalt, seest on puhas, mitte kehva hooldust või hooletusse jätmist või asja ei nagu tuvasta, et aga autot on ikkagi kasutatud, et ta on siuke, selles suhtes ta on nagu aus masin. Aus pill. Just. Mina siin oma kätega väga palju rohkem midagi teha ei saa, kui siin õõruda ja lakkuda lihtsalt, et... Kuuled või? Jaa. Thanks, et sa oma autot näitasid meile. Ja kindlasti pange pakkumised. Jaa, tehke, ei, aga tead, ma mõtlen, et isegi kui te ei kavatse osta, et tehke lihtsalt nagu pakkumine, mis te nagu... Mis te arvate? Mis te arvate? Mis siuke asi on väärt oleks? Jah. Kõik head sulle selle autoga. Ja aitäh, turvalisi kilomeetreid. Aitäh, et sa olid nõus selle nagu aja võtma oma kiirest päevast ja siin seda tegema. Ja autol on ka hea meel, ta sai nagu puhtaks jälle. Sitaks ilus.